Tere ja tere tulemast järgmisesse videosse. Ma loodan, et need esimesed 3 videot on teile meeldinud ja täna on siis 4. päev käsil meil. Täna on esmaspäev, ma olen hetkel kodukontoris ja kell on veerand 12, üsna pea ma pakin kodus asjad kokku ja lähen kontorisse tööd tegema, et praegu meil Hugo on kodune, kuna tal oli see natukene köha, siis ma ei tahtnud teda kohe lasteaeda viia. Ja tegelikult, kui meil on lasteaiapäevad, siis me ööbime ka maal, sest Hugo lasteaed asub maal ja minu vanemad on samamoodi haiged, et praegu mul lihtsalt ei ole mõistlik sinna minna. Küll aga ma arvan, et homme äkki Hugo ikkagi õhtul läheb maale, sest et kolmapäeval tal on väljasõit jõulumaale ja oleks väga vahva, kui ta sellest ikkagi osa saaks. Aga nüüd, nagu ma ütlesin, kell hakkab lähenema lõunale ja mina siin teen mõned tööasjad ja siis pakime asjad kokku ja lähme kontorisse. Lumine on igalt poolt. Täna on nii ilus, päiksepaisteline ilm. Tulin kodust välja, otsisin, leidsin ainult ühe kinda, aga ma ei võtnud ka seda ühte kinnast kaasa. See oli viga, sellepärast auto oli ju loomulikult lume all ja siis ma pidin palja, mul on see hari, mida te olete näinud, katkine hari, siis ma pidin selle palja käega tegema ja kraabitsaks on ju mul see pangakaart, nii et ka see ei olnud midagi suurepärast. Aga it's fine, saame hakkama ja nüüd sõidame kontorisse. Sellel on oma plusspooled ka, et kui minna hiljem liiklusesse ja hiljem sõitma, on see, et loodetavasti ma ei pea ühes kummikus seisma ja ma saan otse sõita kohale. Ja see mind rõõmustab, sest et mõnikord need ummikud on lihtsalt üle mõistuse. Okei, juba rõõmustasin liiga kiirelt, sellepärast, et juba siin sõidab mu ees üks auto, kes vist väga kardab talve ja lund. Bože moina. Nii, ma pean ütlema, et olgugi, et eile oli pikk päev Tartus ja tegelikult sellele järgnes ju ka minu jaoks see osa, kui ma õhtul peale seda, kui Hugo läks magama ja tegelikult oleks tahtnud ka ise magama minna, hakkas minul siis vlogi kokkupanemise ja monteerimise aeg. See võtab ikka omajagu aega, küll aga praegu on suhteliselt lühikesed videod olnud 10–12 minutit. See tähendab, et ma teen selle kuskil tunniga äkki ära. Ja kui ma siin mingit asju väga juurde ei lisa. Et natuke on kambusimist vist teen tunniga. Tead, ma ei teagi, ma täna õhtul vaatan, et kui kaua ma reaalselt oma aega siis ühe video kokkupanemise alla panen, kui see on sellist laadi video. Ma pean ütlema, et ma olen päris puhanud. Ma ei kuulnud ka öösel, kui Hugo meie voodisse tuli. Ma hommikul küsisin, et kuidas sa siia said. Ja ma ei kuulnud mitte midagi. Aga see tähendab ainult seda, et mul oli sügav ja hea uni. Seda on tunda. Seda on tõesti tunda. Ja päike paistab, ma olen puhanud. Jõulud tulevad, lumi on maas. Kõik on väga hästi. Ma loodan, et ma midagi ära ei sõna siin esmaspäeva hommikul niimoodi leelotades. Aga jah, vahva. Ma olen siin vahepeal sõbrannaga arutanud, et mis raadiot tema kuulab ja mis mina kuulan. Ma muidu raadiot ei kuula, ma kuulan ainult autoroolis raadiot. Ja okei, ma kuulan ka Spotify palju, aga kui mul on niisugune lühike sõit kodukontor või linnas siin niisama sõita, siis ma enamasti ei viitsi Spotify tööle panna, või panna autosse ja tuleb see, mis raadios tuleb ja vajadusel klõpsen
nagu ikka puldiga tapad telekaskanaleid, siis siin niisama kerid nende vahel, et kus siis kõige parem muusika tuleb, seda kuulad, on ju. Aga ma pean ütlema, et mina kuulan väga palju Elmarit. Minu meelest sealt tulevad toredad uued ja vana Eesti lood. Mulle meeldib kuulata. Ja niisuguseid mõnusaid eestimaiseid hitte tuleb ka, mis muidu või nagu vanu hitte, mis teised raadiod enam ei lase. Ja nad lasevad ka väga palju Tuugik Starti näiteks, mida ükski teine raadio ei lase väga peale seda sama kuumad laulu, mis nüüd viimane on, aga kõiki vanemaid laule ka, et näiteks, et minu meelest tuleb väga toredad muusikat ja mingi raadio on veel FM Eesti, ma ei tea, kas see on Star FM-i Eesti kanal või ta on lihtsalt FM Eesti, ma ei tea, mis seis on minu autos. Ka siit tuleb täitsa toredaid Eesti lugusid, jälle vahva. Ma ei tea, mul enam siin autos ei ole seda kanalit, aga tegelikult mulle väga meeldis ka Duo raadios tuli ka niisuguseid väga häid hitte, ma ei tea, Destiny's Child ja mis jällegi ei lasta üldse enam raadiotest ja ka neid on nii mõnus kuulata, kui sa autoroolis oled. Ma ei tea, miks seda mul enam siin loetudlus ei ole. Mul ei ole ühtegi raadiokanalit enda autos niimoodi ära salvestatud. Mul on kõik see nagu list on ees, aga millegipärast seda sagedust mul siis siin ei näita. Nii, et küsimus teile ja suurele ringile. Mis raadiot te kuulate, kui te üldse kuulate raadiot? Ma saan aru, et kodupidamises, ma ei tea, kas teil on veel mingid raadiomakid või mida iganes, kus üldse raadiot kuulata või kuulate telekast raadiot, siis mina muidu ei kuule üldse raadiot. Ainult Spotify, kui ma olen kodus ja igal pool, ma ei tea, pidudel mida iganes, aga just autos ja kuulan. Ja mul on vist mingid raadiot, mida ma kuulan, okei, ma klõpsin nad kõik läbi selles mõttes, et ma käin kõik läbi nagu Eesti raadiod, on ju. Mida ma võib-olla kõige rohkem kuulan on ikkagi ka My Hits ja võib-olla Power võib-olla. Aga ma ei kuule ühtegi hommiku seda programmi, mitte midagi, mulle ei meeldi neid väga kuulata. Kui siis, kui ma satun peale, et on keegi külaline seal, kellest ma tahaksin midagi kuulda või kellel uus lugu välja tulnud, siis seda on nagu intervjuud ja seda osa ma võin kuulata. Aga ekstra niimoodi ma kuulamas ei käi, ükski hommikuprogramm mu lemmik ei ole. Ja jah, selline raadio mõtiskelus tuli praegu, andke teada. See on piparkokk juba. Ja tere, Õnneseen! No tere, Õnneseen! Esimene jõulukink. No nii, tööpäev on läbi ja tulin Nõmme turule, et võtta siit õhtusöögiks väike kalakene meile. Poisid on nälgas juba kodus. Aga, mis väga armas, nagu talvepõlumaa on siin. Aga ma pean meil käima tegelikult ka Ülemistelt läbi. Nii et ma üritan käbe seda teha, kuigi praegu on tipptund. Nii, paluksingi seda lõhefileed. Tööpäev pole veel läbigi ja Ülemiste parkla on juba jummale täis tükk aega, otsisin parkimiskohta. Snäkk, Siim läks poodi toidukala, nii kaua aega mul on kõht mega tühi.
issand päikääriga silma endale, ettevaatust. Ja ma ei söönud tegelikult täna ju lõunat ka väga töö juures. Ma noisisin natukene mingi piparkokke ja muid asju, nii et ups. Väike siiakala võiku tuleb nüüd siis mul õhtuseks vahepalaks enne mõnusat sooja toitu. Ja ma olen mingi pool tundi nüüd kõõlunud selle redeli peal lae all. Üritan nüüd kangastesse saada ilusaid volte sisse, mis meil eelmine kord jäi pooleli ja väga hästi välja ei tulnud. Nüüd ma üritasin mõelda, et mis see loogika nende voltide taga siis on. Ja ma ei tea, midagi hakkab nüüd juba looma, ma kohe näitan teile erinevust. Nii, nagu näha, siis sealt ülevalt on veel kehvasti, aga see pool hoiab suhteliselt ilusti alla välja versus sellega, kes ei hoia üldse ilusti. Nii et ma pean veel vaatama, kuidas ma seda paremaks teen ja siis võtma ka selle kardina alla, sest tegelikult siin on 2 kardinat, need mõlemad alla võtma ja need üritama samamoodi teha. Aga sealt ülevalt ma pean samamoodi veel natukene timmima paremaks. Ühesõnaga, meil olid seal taga on see pael ja meil olid kõik need paelavahed nööridega kinni tõmmatud, aga tundub, et tegelikult tuleb teha seda üle ühe. Ehk siis ma tegin üle ühe need paerad lahti ja lükkasin nagu taha ühe poole. Need kordamööda üks taha, üks ette nagu voldid. Aga see sinna taha ei taha hästi seisma jääda. Ühesõnaga, ma veel vaatan, mis sellest saab ja ronin kohe tagasi sinna lae alla. No nii, Hugol on õhtune vann ja mina olen vanni valvur siin ja peale seda ongi meil tüdisemineku aeg ja mina hakkan siis seda videot kokku panema, et see homme hommikul kell 10 jälle üles laevida. Nii et aitäh, kes te seda videot vaatasite ja näeme juba homme uues videos. Tšau!